ettevõtlus. Ja 3 aastat tegelen sellega. Kui tohib kohe küsida, millega täpsemini siis ettevõtlusvorm? Meil on suurim talveküla Eestis ja me tegeleme koolidega. Meil on ka glampinguküla, et enamasti me ikkagi tegeleme koolilastega. Nii et noored on teemaks ja mis see siis nüüd perspektiiv, hetkeolukord ja perspektiiv, kuidas sa näed oma järgmist, ütleme ettevõtjana 2 kvartalit aastal 2024? Veel on jäänud küll. Et kuidas sa näed, hetkeolukord igapäev uudistes räägitakse üldiselt ju halveneb? Ja tegelikult seis on päris kurb sellepärast, et ega meil ei ole nii palju lapsi. Isegi nagu mul on endal 3-aastane tütar, tema käib Torma lasteaias ja meil on lasteaias, kui ma nüüd ei eksi, 62 last kõigest. Ja praegult ongi see küsimus, et mis nad teevad edasi, sest rohkem lapsi juurde ei tule. Koolides on ka vähe lapsi. Et tegelikult see on tõsine probleem, et lapsi ei tule peale ja tegelikult noored ju kolivad üldse Eestist ära. Et nad ei taha tegeleda ettevõtlusega, nad ei taha üldse oma elu siin elada. Mina näiteks põhimõtte pärast ei ela linnas. Sellepärast, et korterid on hullult kallid, nüüd meil võeti automaks veel peale, bensiin on ülikallis, et ma elangi maal ja maal tegelengi ettevõtlusega. Kas see siis ikkagi matemaatiliselt tasub ennast ära, et see keskkond on seal siis tõesti nii palju soodsam? Vastust me umbes aimame ja teame, aga et sa siis oma sõnadega kinnitad? No ta väga soodsam ei ole tegelikult täna, sellepärast, et nüüd meil tuli ju maamaks peale, et alguses kõik kutsusid, et tulge noored elama maale, meil on vaja maale inimesi ja täna on mis olukord, et nüüd pandakse maamaksud peale ja igasugused sellised asjad peale, et lõpuks sa ei teagi, kus sa pead elama, mõtledki, et vist koliks Eestist ära. Andro, see natukene ühtib meie eelmise saate teemaga, kui sa rääkisid, eks ole, oma hoiulaenu ühistu päikesepaneelide projektist, et alguses ka riik ju väga-väga tellis, mitte ei tellinud, aga soovitas inimestel ikkagi investeerida päikeseparkidesse ja nüüd siis vist eilne uudis äkki oli, et seda enam müüa, tuleb võib-olla hoopis peale maksma. Jah, no vaata, eks need uudised muidugi natukene reageerivad üle ka, aga suures plaanis ta tegelikult ju niimoodi on, et suure hurraaga kutsutakse tegema mingisuguseid asju ja siis sa teed ära ja vaata, mis päikesepaneelidesse puutub, nüüd ju propageeritakse väga neid akusid, eks ole. Et põhimõtteliselt töötad nagu selle sisse, paned akud ära, kõik investeerivad sinna ja siis ühel hetkel öeldakse niimoodi, aga vaata tegelikult, ma ei tea, et kas on pidevalt nagu madal hind või pidevalt kõrge hind, et siis pole nagu akudel ka mõtet. Ja vaata, seal maamaksuga on ka ja kõik selle maale minemisega, et oli ju tõesti niimoodi, et riik nagu propageeris ja nüüd nagu tõstab siis maksud üles, nii maamaksu, automaksu, võib-olla räägitakse siin kinnisvaramaksust, tahavad kõike nagu teha, eks ole. Nii et see on nagu niisugune pätipoiste taktika nagu, et kuidas mingit välja lüpsta lihtsameelselt. See huvitav, et läbi valitsuste, erinevate valitsuste on ikkagi toimunud, et mis natukene viitabki sellele, et ega vahet ei ole, kes võimul on, põhimõtteliselt semud on nad kõik ja natukene üht ärimudelit nad viljelevad. Ehk et eelpool viidatud päikesepaneelid, et oli kuum kauk, kõik ossid, ühel hetkel, nüüd on tegelikult näha, et päikesepaneelide hind on ka niivõrd palju odavamaks läinud juba, kas või ma ei tea, 2 aasta taguse ajaga. Ja nüüd on siis uus hitt. See on nagu koroona ajal öeldi, et kohe on tualettpaberpoodidest otsas, siis kõik tormasid seda ostma, tegelikult ei saanudki otsa, aga maaletooja sai oma kõva kasumi kätte. Ja nüüd tundub, et siis uus moetoode on need akud ja võib-olla siis paari aasta pärast tuleb välja, et ka nendest pole kasu. No ja ma isegi laiendaks, sest oma olemuselt tootmine on õige asi. Ega seda ei saa pahaks panna inimesed, et inimesed tegid seda, sellepärast tõesti elektrienergiat ju toodetakse. Aga lihtsalt on tekkinud või tekitatud õigemini niisugune ebanormaalne olukord, kus sinu toodetav kaup, elektrienergia, mis on kõik baasvajadus, seda on väga vaja nii tootmisele kui eratarbijatele, on ühtäkki niimoodi, et teatud kellaaegadel on isegi miinushinnaga. No ükski toode ei ole ju oma hinnas miinushinnaga, see on absurdne. Et mingisuguse toote hind saab miinuses minna, samamoodi võime võtta niimoodi, et ja ma usun, et see asi võib ka selle peale minna, et näiteks saiatööstused, et ühel hetkel järgmine samm, maksud ei tule kokku, tehakse saiapörs Eestis või mingi jahutoodete börs ja ongi kellaajaliselt või päevaliselt, et mingil päeval sa saad saia osta siis miinushinnaga. See on ju absurd. Kaupmees sisuliselt maksab sulle peale. Maksab peale. Kassas raha. See on niisugune ebaloogiline majandus ja eks... Aga see ei olegi jätkusuutlik, eks ole. Jätkusuutlik ei ole, ta midagi meenutab nagu selle, kui 1924 oli seal NEP ja siis Nõukogude Liidus lasti nagu siis see majandus nagu vabaks, et tehti midagi niisugust Nõukogude Hiina süsteemi segu, et natuke kapitalistlik, natuke kommunistlik. Väike ettevõtlus kosus, põllumajandus hakkas arenema, talusid tuli juurde
ja siis ühel hetkel keerati kruvid jälle kinni ja riik omastas nagu selle ära, mis vahepeal nagu juurde tehtud oli. Nii et praegu kuidagi selle järgi haiseb, et mingisugune seltskond, kes siis riigi all nagu enda tegevust viljeleb, tahab nagu käpa peale panna sellele, mida eraettevõtjad siin vahepealsetel aastatel või aastakümnetel teinud on. Minule nii tundub vähemalt. Võtame Tartu. Me oleme ise Tartus, praegu Tartu stuudios. Enne saadet tegid ettepanekut, räägime natukene Sükust. Jaa. Täna on Süku arutelu ka ju kell 5. Nii, no võt siis me jõuame veel sinna ka võib-olla mõtetesse, aga me teame, et see on väga vastuoluline projekt. Et selles kontekstis tunded on väga tulised. Minu jaoks, kes ma olen selle vastu, on arusaamatu, miks sellist asja nüüd, ütleme, katku ajal üldse veel arutatakse. Täna seda teemat ei peaks arutama, eks ole, me peaksime täna rääkima ettevõtetest, me peaksime täna rääkima iibest, milleni me ka jõuame järgnevatel siin minutitel, aga mis selle Süku kontseptsioon nüüd sina oled rohkem võib-olla sellega kursis, et mis on sinu jaoks need nõrgad küljed, mida sa kindlasti kohe ütled, et sellepärast ei tohi teha? No ütleme niimoodi, et tegelikult Süku üllataval kombel kuidagi on niimoodi sümbolistlik see maailm, et võidutöö nimi on ju Paabel. Ja me teame, sellest sa viitasid ka artiklis, mis oli Postimehes, eks? Et mis Paabeli torniga juhtus, et inimene tahtis mitte Jumalale lähemale saada oma südames, vaid ta tahtis ise Jumala asemele astuda. Selleks ehitas siis suure torni või püüdis ehitada seda torni, kus siis vaadata sinna kõrgele ja Jumalale jalaga tagumikku anda sealt torni otsast ja ise siis seda kõik elu ja asja siin maailmas või universumis või niimoodi valitsema hakata. No vähemalt selline ideoloogiline soov nagu oli, ehk siis taheti olla kõik, aga muututi lõpuks mitte millekski, et Jumal pillutas selle asja nagu laiali piibli järgi ja vaata nüüd nagu tegelikult ju selle Tartu Paabeli torni ehk Sükuga on ju sama asi, et ta on kõik ja mitte midagi, et natukene on ta söökla. Arenguplaneeringu komisjonil kuulsin, et ühelt poolt nagu see direktor, kes selle Sükul on, rääkis, et ta peaks olema nagu eliitrestoran, aga teiselt poolt nagu tavaline söökla. Ühesõnaga jälle kõik või mitte midagi, et ei saa ju olla kahte asja korraga, et Nobel restoran ja mingisugune tudengi söökla, aga niimoodi on ta räägitud. Ja võib-olla isegi kaasaegses maailmas on see võimalik, aga küsimus on, kas sellist keskust või keskkond üldse tarvis nagu luua, kuna rikkalik Tartu toitlustus ettevõtlus on päris hästi arenenud. Ja nii ta on. Ja siis ta peaks olema näituse saal, ta peaks olema natuke raamatukogu, natukene mingisugune ruumirendi firma, et seal oli jälle niimoodi, et kalleid ruume saab rentida, aga kellel raha ei ole, kes on vaene, et saaks tasuta ka võtta. Jälle, kuidas see saaks olla ja selle juures ta peaks olema ka veel ise majandav, ehk siis räägitakse suure suuga, et kulutame täna 110 miljonit ja ta hakkab meile tagasi tooma Tartu linnale. Aga tegelikult, olgem ausad, ei too see söökla tagasi, ei too see tasuta ruumirendi firma tagasi, ei too see näituse saal, kus ainult 5 inimest saab tunnis läbi käia. See oli päris huvitav, ei suuda uskuda, kas see tõesti mingid numbrid ei ole lõpus puudu. Ja vaata, Paabeli torni näide on siin hea, et ta ongi nagu mitte midagi. Et tegelikult meil sööklad ja restoranid on Tartus olemas. No seda eelpool ka ütles. Raamatukogu on olemas, näituse saal on olemas, ERM on olemas, Vanemuise kontserdisaal ja ütleme, muud kohad on olemas. Nii et milleks teha ühte sihukest asutust juurde, mis ei olegi tegelikult see asutus, vaid on natukene kõigest. See on ju ilmselge raha raiskamine, 110 miljonit koos käibemaksuga. Siia paralleelina just, kui ma nüüd ei eksi minevikust, ERMi ehitus vist maksis 60 peale miljonit. Sellest on ka aastaid möödas. Ja oma olemuselt tegelikult see oli ka mõttetu. See selleks ma siin ei oska niimoodi oponeerida. Aga ta on täna olemas, ütleme. Aga ta on olemas ja vähemalt inimesed käivad rohkem kui 5 inimest tunnis. Ja kindlasti. Aga võtame nüüd lihtsalt selle mastaabi, ma saan aru, et Sükk on ikkagi kordi väiksem kui ERM. Aga maksab rohkem 2 korda. Ja nagu me Rail Balticu näite varal nüüd eile ka kuulsime, et nüüd riik hakkab otsima erainvestoritelt 15 miljonit või oli see vabandust isegi rohkem, mulle ei tule kohe õige number meelde, aga me näeme seda, et ajast tavaliselt sellised projektid kallinevad. No nii ta on, jah. Et seetõttu lähme nüüd tegelike probleemide juurde Sükuks, aga mis selle rahaga siis alternatiiv oleks? No vaata, ma kirjutasin artikli ja see avaldati eelmine nädal Postimehes, siin eelmine reede. Aga enne ma saatsin selle Tartu Postimehesse ja Tartu Postimees andis kohe kiiresti tagasi, et ütles niimoodi, et see, mida ma välja käin, see idee, see on utoopia. No õnneks suur Postimees seda niimoodi ei arvanud, et ikkagi see artikkel tuli. Aga minu mõte oli niimoodi, et loome Tartu kaitsefondi. No Postimees küll ütleme pehmendas selle tulevikufondi, mis on enam-vähem see sama asi.
aga vaat ma usun, et siin televaatajad on nõus ja me siin stuudios ka muidugi võime arutada, aga meie kõige parem kaitse ja ainus kaitse tegelikult on see, et meil oleks lapsi, sellepärast et meil ei ole ka mõtet püsse osta ja haubitsaid ja ei tea kõike mida muud, kui siin riigis ei ole neid inimesi, eestlasi, neid kodanikke, kes siin elavad ja kes siin tahavad elada, kes on motiveeritud siin tegutsema ja ettevõtlus pidama ja tööl käima. Et ikkagi lõpuks taandub see kõik sellele, et meil oleks lapsi ja vaata 110 miljonit. Minu ettepanek oli nagu see, et selle 110 miljoni eest, see on umbes täpselt 1000 kodu, olgu ta mingi väike maja või siis 2-3-toaline korter rajamine. Kas sa ei karda... No põhimõtteliselt me saaksime 1000 Tartu perekonnale, kas siis praegusele või tulevasele, rajada tasuta kodud, mitte mingid üürikodud, vaid tasuta kodud, kus inimene, kus perekond oleks peremees. Ma lihtsalt peangi siia vahele küsima, kas sa ei karda, et seda hakatakse natukene kommunismi sugemetega nägema, et ma olen Valgevenes käinud, ma tean, et täpselt kui noor pere läks kolhoosi tööle, mis seal ju tänaseni on Lukašenka režiimis, siis anti neile tasuta kodu. Aga siiamaani antakse. Aga see ei tea kindlasti, et see on täiesti tasuta, 50% võib riik ära maksta ja siis ülejäänud 50% paneb kas või see noor pere juurde. No väga õige. Andro mõte vist oli üldse tasuta. No minu mõte oli nagu see, et looks nagu sellise USA rohelise kaardisüsteemi taolise süsteemi siia Tartusse, kus siis pooled, ütleme näiteks 500 kodu, me loosiksime välja siis kohalike tartlaste peredele, kes siin juba elavad ja teise poole nendele, kes siis väljapool Tartut tulevad. Aga tingimus oleks see, et nad näitaksid üles valmisolekut 5 aasta jooksul kasvatada oma pere 3 lapseni. Hea, siin me kohe esitame küsimuse. Sul on täna, ütlesid 1 laps. Saaksid tasuta korteri Tartusse 2-3-toalise, palju sa annad? No, ütleme niimoodi, et kas sa teeksid lapsi juurde? Vajadusest, aga võib ju alustada 2-toalisega, siis läheb edasi 3-toalisele. Ei, no kindlasti see on täna probleem, et mina näiteks ei ütle, et ei taha, aga ei saa veel ühte last endale lubada, sellepärast, et palgad ei ole nii suured ja korterid maksavad ulme summasid. Et täna ma isegi, ega me vaatagi endale Tartus korterit, sest mul on maal olemas suur maja, suur mõis, milleks ma tulen linna, kui mul on seal see olemas enda oma. Ja siin ma pean mingi meeletu raha välja 50 ruutmeetri eest. Jah, et kuhu ma isegi ei mahu põhimõtteliselt elama normaalselt. Et ma arvan, et see mõte on ülivinge, mis Andro välja pakub. Et tegelikult ei ole mõtet seda 10 000 panema sinna, mis meil tegelikult täna on olemas, on ju. Ja need korterid, need on vajalikud asjad ja kui, nagu Andro ütles, 500 loositakse välja nende perede vahel, kes on Tartus ja 500, kes on Tartust väljas, te ei kujuta ette palju rahvast tuleb linna. Aga kes siis ikkagi kinni maksab? Need kommunaalid, kõik need hooldused, see on kallis. Seda võiks ju ise pere maksta, sa pead niigi tänulik olema selle eest, et sul anti korter, et nüüd istud ja ei teegi siis mitte midagi. Okei, no hästi, see ikkagi on detailidesse minemise koht. Me ei ole Austraalia aborigeenid, vaata Austraalia riik, sa ütlesid kommunistid. Aga siis on Austraalias ka kommunistid, sellepärast, et Austraalia valitsusel on minu arvates siiamaani programm, kus ta siis, ütleme, valgete poolt aborigeenidele tehtud ajaloolise ebaõigluse tõttu või see on see põhjendus, annab siis nende perekondade tasuta majad. Seal ta muidugi tõesti peab kommunaalid kinni maksma, aga ma arvan, et Eesti tingimustes, Tartu tingimustes see on elementaarne, et kui sa maja saad, et siis hakkad ikka ise peremehena seda pidama ja vähemalt vee, kanalisatsiooni, kütte eest maksad ikka ise. Seda enam, et sul jääb ju raha taskusse, sa ei pea enam laenu võtma, need 1000 perekonda ei peaks laenu võtma. Vaata Inni siin rääkis nagu seda, et palk on väike. Palk võib ka edaspidi väike olla, et selle probleemiga saame edasi tegeleda, kuidas seda nagu kasvatada ühiskondlikult ja niimoodi. Aga sul jääb ju sisuliselt perel ikkagi, ma arvan, mingisugune 500-600 eurot selle laenu põhiosa ja intressi makse näol siiski taskusse, mille saad kulutada kas või pampersite ostmise peale, eks ole, toidu ostmise peale, beebitoidu ostmise peale, trennirahaks. See, mis oli 3 aastat tagasi ja praegult, siis kõik lapsetooted on kallimad, kõik pampersid on kallimad, absoluutselt kõik on meil kallim. No enne saadet me siin korraks vestlesime ehitusmaterjalidest ja meie vaataja, kes eelmine kord meid vaatas, teab juba, et Madise ehitab maja ja Madise kokkupuude ehitusmaterjalide hindadega on väga otsene, et kõik on tohutult kallis Eestis ja mitte niivõrd väga ei saagi tootjate poole vaadata, vaid eeskätt ikkagi see on kaupmehe ahnus ehk et siis röövkapitalistlik selline
suhtumine ja no ega meie klientidena muud ei saa, kui ainult jalgadega hääletada. Noh, nii toidupoes kui ehitusmaterjalide kaupluses, aga võt nüüd see sama Süku eelpool mainitud moment, et läheb kallimaks, kui tegelikult täna öeldakse, no see on tõenäoline. Samuti lähevad ka võib-olla need sinu idee kohaselt ehitatavad majad kallimaks. Et sellest ei saa nii palju, kui sa täna ütled. Aga kuidas siis ütleme see sinu kontseptsioon oleks, et sa kolid Tartusse näiteks, saad siin töökoha, teed lapsi juurde. Ma võin muidugi hoiatuseks öelda, et mina ka lapsi kunagi suure rõõmuga tegin, aga nüüd täna, alles nüüd ma saan aru, kui paganama vale otsus oli, sest et tõesti, nagu sa viitasid, kõik on kallimaks läinud. Ja nüüd alles ma tajun oma rahakotile väga suurt survet. Väga suurt survet, et kui nad oli pisikesed, noh siis ju ei kulu. Aga mida suuremaks, seda rohkem, need trennid ja mida sinagi mainisid. Et on väga kulukas, aga julged sa siis, kui sa saad selle tasuta kodu, hakata perekonda siis tõesti suurendama? No see on ka väga selline oleneb, aga see kindlasti annab rohkem seda turvalisust, kindlust ja sa ei pea juba nii palju välja käima, su rahakott ei muutu sellest täiesti tühjaks, no, aga... sest sa ei pea seda ju ostma, sa ei pea igakuiselt maksma seda korterilaenud on väga-väga kallid. Mul just sõbranna ostis Tallinnas korteri, poiss käib, õigemini tema käib ülikoolis, poole kohaga töötab ja poiss teeb ka seal mingit tööd ja nende jaoks täna 570 € igakuiselt välja käia. See on meeletu raha, aga neil on laps tulemus ja noh, neil ei ole teist võimalust. On sul ka näiteid, kes on edukad nii-öelda oma töökohtade valikul ja sissetuleku kontekstis, et kuidas neil laste arv on peres või kuidas nende plaanid on tulevikus? Ma ütlen niimoodi, et on mul palju tuttavaid, kellel on hea töökoht nii Tallinnas, Tartus, aga ma ei ütle, et nad tahavad lapsi teha Eesti. Aga mis see põhjus on? Sinna ma tahangi nüüd jõuda, et kas on see korter, mis siis muudab midagi või on see pigem ikkagi mentaalsus? See kindlasti korteris on asi, sellepärast, et enamus neist ikkagi elab üürikorterites. Teine asi on see, et lasteaiamaksud ja iga aastaga need lähevad aina rohkemaks. Automaksud, bensiin, see kogu aeg, iga aasta, kui me vaatame, kogu aeg midagi kasvab ja sa lihtsalt mõtled, et sa ei teagi lõpuks, kas sa saad hakkama. Ja tegelikkuses on ju niiviisi, et me ei soovi mitte toetusi saada noorperena, vaid me soovime lihtsalt, et me saaksime siin normaalselt toime ja et nende maksudega riik ei koormaks meid ja me saaksime olla. Me saaksime hakkama siis tegelikult. Me saaks hakkama, aga ma tahaks natuke oponeerida. Et selles mõttes ma saan aru, et sa ka natukene, ütleme, oled skeptiline selle suhtes ja kui ma nüüd meenutan nagu Tartu Postimehe seda, et ta ütles, et see on utoopia, siis ühes punktis ma olen nõus, ma teeksin ise ka kriitikat ja ma ütleksin, mis selle plaani kõige nõrgem koht on. Mina arvan seda, et kui me kuulutaksime välja selle ütleme, programmi, et 500 Tartu peret, 500 väljapoolt, ma arvan, et me selle 5 esimese aasta jooksul ei leia piisavalt perekondasid, kes üksteist nii palju armastaksid ja nii palju suudaksid koos perekonnana eksisteerida, et nad oleksid valmis võtma selle vastutuse nii enda perekonna kui ühiskonna ees, kui üksteise ees, et nad selle peale lähevad. Vaat see on kõige suurem ütleme, miinus ja see ongi see ühiskondlik tegur, mis sa siin mainid, et noh, kas me mentaalsuselt oleme valmis. Ja vaata, see on Eesti rahva tuleproov. Ja minu üks muremoment on täpselt nagu välistudengid on kippunud siin abielluma ja nõukogude ajal vist ka abiellud selleks, et ühikakoht saada või midagi taolist meil võis olla. Aga äkki nüüd hakkab ka juhtuma siis selleks, et saada tasuta kodu, siis kuule, noh, teeme väikse ja siis pärast, kui see on tehtud, siis kaob isa või kaob ema ja noh, ennem kui meil igaks üks oma mõte, mis mul täna hommikul esimese, nagu ma ärkasin, tuli pähe tänase saate nii-öelda peale mõeldes, siis ega see mentaalsus, seda muudetakse ikkagi ju riigi poolt ja nüüd mina arvan kuidagi prohvetlikult, et õige pea saabub aeg, kus selline Signe Riisalo sugune inimene, kes paljulapselisi perekondi rappis ikka jubedalt toetuste äravõtmisega, no tõenäoliselt meie maailm liigub sinna suunda, et kuna meil on tohutu arusaam, et me peame päästma kõike, siis väga võimalik, et võib-olla siin lähiajal hakatakse meile rääkima sootuks niimoodi, et miks neid lapsi üldse teha. Tohutu jalajälg loodusele, koormus keskkonnale, nagu sa ütlesid eepool, mähkmed, kogu see stuff, kodud, sa tahad ehitada maju juurde,
hullumeelsus on ju, siin on majad olemas, näed. Ja lõpuks öeldaksegi niimoodi, et ärge tehke neid lapsi eestlased ja minge tooge meile neid, adopteerige meile, Aafrikas on ju väikseid lapsi kui palju. Hiinas saab toota ju plasttelke näiteks, no, miks üldse majas elada või korteris. Ehk et see suundumus, vaat see riigi mentaalsus on kõige suurem oht. Et siin tegelikult sina, sinu sõbrad, meie ikkagi keskealised või nooremad võiksime ikkagi hakata natukene jõulisemalt rääkima sellel teemal, mis siis tegelikult toimub. Et selline poliitiline agenda on ikka nende vanemate kulunud poliitikute poolt juba täitsa ohtlikuks muutunud. Tegelikult ma siin korra segan vahele, et sa räägid, et hakatakse nimelt tegema peresid, aga näiteks just nädal aega tagasi ma käisin Voorel, kus antakse tasuta krunte täpselt. Et kui sa oled noor pere, siis noor pere saab taotleda endale tasuta krundi. Ainuke tingimus, mis sul on seal, 2 aasta jooksul sa pead ehitama maja. Aga sul ei ole projekte, mitte midagi. Sa teed ise sinna sellise maja, nagu sa tahad. Ja ma ütlen sulle, et seal on 30 krunti kindlasti. 30-40 krunti, mis ei ole vähe. Ja see on maakoht. Miks Tartus või täpselt samamoodi teha, et noored tuleksid Tartusse, või isegi mitte ei tuleks, vaid nad jääksid Tartusse, sest täna ju noored lähevad ära siit. On sul täpsemaid andmeid selle kohta või see on pigem selline utreering? No ma natuke utreerin ikka, jah. Isegi mina. Sellistes faktides peab olema hästi täpne, et minul ka andmed puuduvad, aga mulle isiklikult tundub, et Tartus noori väga vähe ei ole justkui. Et ülikool, kui siin on hea, siis siia ta jääb ka. Nad käivad muidugi läbi palju siit. No see on tõsi, transiit on meil väga kõva, see on tõsi. Aga ma ütlen niimoodi, et ka Signe Riisalo ja ütleme tema seltsimehed ei hakka seda nii ellu viima, mida me siin räägime. Nad viivad ellu seda, mida mina võib-olla... Nemad viivad ellu just seda, mida sina kardad ja ütleme siin oma sõnades väljendasid. Et tellivad Hiinast lapsed või Afrikast lapsed ja Hiinast telgid, kus siis kõik me koos elada võiksime niimoodi. Ja see ei kuulu ka mitte sulle, vaid see on ikka rendi business ja maksad ikka korralikult makse riigile ja maksad renti ka ja automaksu. No ega Bolt eeskätt Bolt käis ju loputamas ministeeriumiga ikka, ma arvan, selle eesmärgiga, et eraomad kui auto kaoks kõrge maksu tõttu ja jääks siis sõbralik ärimeeste teenus, mida siis elanikkond tarbib, eks ole. Nii on, aga põhimõtteliselt riigistamine. Meie puhul räägib siin siiski mõistus hääl, et kui meil on kaalukausil see, et 110 miljonit, et kas selle eest teha üks süku, mis on paabel ja mis ei ole mitte midagi. Kus keegi elada ei saa. Kus keegi elada ei saa, kasutada ka ei saa, et 5 inimest ainult tunnist läbi käib. Või tõesti mõelda kastist välja ja küsida, et aga võib-olla meil oleks hoopis 1000 uut kodu vaja. Laenuvaba kodu, mitte üürikodu, vaid laenuvaba kodu, kus pered saaksid elada, noored pered. Ja siis oleks see nende vaba valik, et kas on nii palju, kas on meil 1000 peret, kes võtaks selle väljakutse vastu, aga see oleks paras väljakutse ja paras kohustus nende jaoks või ei ole. Ma ütlen, see olekski meie rahva jaoks tegelikult ju proovikivi, lakmustest. Kas me tahame jätkata või tahamegi vaikselt niimoodi minna nagu Aafrika lapsed ja Hiina telgid? Jah, sõna tasuta minu jaoks kuidagi hirmu tekitav. Ma küll vaadetelt olen üpriski selline, kes pigem aitab hädasolijaid, aga see õlekõrre andmine on võib-olla õnge või kala andmine õigemini, et see on see küsimus. Vaata, süku tehakse ka ju tasuta. Tehakse üks suku valmis, investeeritakse 110 miljonit meie maksumaksja raha. Ja lammutatakse laste mänguväljak ära ja tehakse sellest midagi, mis ei tooda. Aga vaata, need 1000 kodu. Esiteks, ehitusettevõtjad saavad tööd. Siin tekib mul kohe just nimelt see eelpool mainitud hirm, materjalid, hinnad, äri. Nii. Töötajad saavad tööd, ehitustöölised. Loomulikult kauplused saavad tööd, aga see annab ka võimaluse tegelikult Tartu oma materjalitööstus välja arendada. See tähendab seda, et praegu tuuakse Poolast, Lätist, Leedust, aga siis tekib päris suur ehitusmaht, päris suur ehituse lisamaht, mis annab küsimus, et võib-olla me peaksime oma betoonitootmise tegema. Ega siis meil segupunkte, kas meil siin Eestis on? On ikka, Tartus päris mitmeid. Okay. Olen kursis. Nii, aga kindlasti mida meil ei ole asfaldipunkte. No neid enam ei ole üldse. Asfalt tuuakse Leedust või Poolast. No jah, vaata, komponendid segatakse siin kokku. Aga kui põhimõtteliselt ehitusmahud suurenevad, siis on see tööstuse taasloomise võimalus. Jällegi vajab töökäsi.
Ja see kõik on seotud ka riigi maksudega. Tuleb riigieelarvesse, aga tuleb ka linnaeelarvesse. Ja lõppkokkuvõttes need 1000 uut perekonda, nad tulevad Tartusse, ütleme. Nad on ju siin tööinimesed, toodavad midagi, teevad, panevad ettevõtted püsti. Ja kui lapsed sünnivad, ja küll see on pika vinnaga asi, läheb 20 aastat mööda, aga hakkavad ka nemad ju töötama, tootma. Võib-olla mõned neist on isegi suured geeniused, toovad mingisugused arendused siia. Nii et see ei olegi tasuta asi kommunistide mõttes, see on nagu selles mõttes, et me võib-olla ei võta seda kasumit välja nagu siukse mõttetu asjaga nagu eluaseme kulud, mis on tegelikult inimõigus. Mina vaatan seda kui inimõigust, et inimesel peab olema koht, kus elada. Et telgis võib elada, aga see ei ole inimväärikas. Eestlane ei peaks elama. Võib-olla kuskil Aafrika kõrbes, aga mitte siin. Nii et me tagame inimestele inimõiguse ja vaata siis, kui need inimesed hakkavad tööle, hakkavad oma loovust väljendama, siis tekib lisaväärtus ja sellest lisaväärtusest loomulikult ühiskondlikke asju tuleb nagu siis rahastada, et selleks me võtamegi maksusid. Meil on natukene rohkem kui 10 minutit jäänud saate lõpuni. Ma küsin sina kui teadlane võib öelda juba või ekspert? No ei, ma olen, mul on teadusmagistrikraad ja see on täna ju pool doktor. Ma küsin su käest sellise mõtte, mida ma olen heietanud ja juba ägedalt maha müünud oma tuttavatele. Ütle, see finantskriis, mis meil praegu on, räägime siin eelpool mainitud, eks ole, laenud, mis on peredel ehk et intress on Euribor tõusnud, ootamatu pauk kõigile, kannatame kõik. Nii. Välja arvatud pankurid ja keskpankurid. Ja nüüd me hakkamegi jõudma sinna. Minu küsimuse mõte ja tuum on see, et tegelikult, eks ole, seda meie rahandust turul reguleerib ju Euroopa Keskpank. Just. Nii. Euroopa Keskpank annab suunised liikmesriikide keskpankadele. Ehk et Euroopa Keskpank andis suunise Eesti pangale, öeldes, et Eesti Pank ütleks kommertspankadele, mis Eesti turul toimetavad, paisake nii palju laenuraha turule. Ja. On, eks, seab nagu piirid. Nüüd on olukord siis selline, kus näiteks ütleme viimase 6 aasta jooksul siis Eesti Panga juhendamisel, ettepanekul on siis erapangad suunanud meie majandusse näiteks 500 miljardit. Täitsa suvaline number. Eraisikud on võtnud kodulaenu, kõik on tehtud, ettevõtjad on võtnud laenu ja konkurents on ju pankade vahel seetõttu olnud ja võimalikult madala intressiga on seda laenu välja antud, eks. Nii. Pangad tegid seda rõõmuga, sest et nad teadsid, et see tekitab inflatsiooni. Inflatsioon on nüüd käes ja nad teavad, et kui inflatsioon saavutab oma haripunkti, siis sekkub üks daam ja ütleb, et nüüd me hakkame Euroopas, eeskätt Eestis näiteks, hakkame võitlema inflatsiooniga ja tõstame Euribori. Ja pangad saavad ju tegelikult Euribori kasumi endale. Ehk et ta andis täna odavat laenu välja, või eile, aga täna ta võtab selle tohutu kasumiga ju tagasi. Ehk et lollikestega mängitakse ja seda ju tegelikult võimaldab Eesti riik läbi Eesti Panga. Ja Euroopa Liit ka. Vaata, mina alati tudengitele, kui ma ülikoolis loengud annan, ma ikka räägin nagu sellest, et me kangesti armastame öelda, et Nõukogude Liit oli käsumajandus, eks ole. Sest Nõukogude Liit otseselt reguleeris reaalmajandus, see tähendab toodete hindasid ja kuidas neid välja müüdi ja palkasid ja kõike seda. Aga tegelikult meil on nüüd käsumajandus ka täna Euroopa Liidu puhul ja seda käsumajandust ei vii ellu sarnaselt Nõukogude Liidule mitte plaanikomitee, vaid viibki tegelikult Euroopa Keskpank, kes reguleerib ja krutib, ütleme siis Euribori, annab korraldused, nagu sa ütled, keskpankadele, keskpangad pankadele ja pangad dikteerivad laenu intressiga seda, millised reaalsed majandussektorid on soositud, millised mitte, kus on võimalik kasumlikult tegutseda ja kus asi läheb pankrotti. Just nimelt ja nüüd ongi väga huvitav olukord, sa mainisid väga hästi ära, et nad suunavad tegelikult tööstusarengut ja nad täitsa teadlikult saavad ju väikeses Eestis mõjutada ettevõtja tahet üldse mingisuguse ettevõtlusvormiga toimetama hakata. Sina oled ettevõtja, seda pangast laenu võtta, aga kui näiteks ikkagi paned päiksepaneeli. Aga kui sulle see panga inimene ikkagi või kuidagi on kokkuleppeline ka riigi poolt võib-olla suunis tulnud, et ärge väga neid ettevõtjaid, kes sellist päikesepaneelide või parkide teematavad arendada, seadke tingimused või kuidagi niimoodi, et väga ei pea andma, et ärge laske tekkida konkureerival tootel Eesti Energiale. Ega see ei ole üldse lihtne praegult saada, me oleme isegi taotluse saatnud ja et täna meie teeksime endale päikesepargi 50 000, lihtsalt selline. Ja kui eelmine aasta me oleks võinud 500 eurot selle eest maksta, siis täna on 50 000, et täiesti uuesti
huvitav ja samas tehnoloogia odavneb ju, päikesepaneelide hinnad on ju kardinaalselt muutunud siin mõne aasta tagasi. tagasi. Inimesed räägib nagu sellest liitumistasust, no see on, et juba sellega ütleme ooper. Eesti Energia see nagu reguleerib, aga tõesti pankade finantseerimine, et ma meenutan, kui me tahtsime oma tuuleparki püsti panna, siis alguses kõik pangad ütlesid, tulge meie juurde, leiame lahenduse, aga mitte ükski pank ei leidnud ja siin me nagu lõpuks pöördusime oma liikmete poole, et ei oleks meil 1000 liiget olnud, kes sinna oleks pannud, siis me polekski teinud seda asja. Nii et vaata, kõik ongi pankade poliitilises tahtes kinni, kas nad tahavad seda valdkonda konkreetsel juhul rahastada või nad ei taha. Nad annavad sulle autoliisingut, et sa ostaksid kasutatud auto Saksamaalt ja selle prügi siia tooksid ja uue auto osta. Ja uue auto võib ka osta, kui sa oled natuke jõukam, eks ole. Ja kodulaenu annavad ka, et nad ühesõnaga finantseerivad tarbimist, aga nad ei taha finantseerida tuleviku väike tootmist. Jah, muidugi suured konsortsiumid saavad nagu see e-ringid ja mingid rahvusvahelised firmad, kes siia tehaseid teevad ja mingid... No nemad juba tõenäoliselt rahastavad ennast ka juba olemasolevast kasumist, eks ole. Ja siinkohal, samal mul hingelähedane teema heitusmaterjalid, et täna ikkagi ka toidukauplused, ega siis ei hakka nimetama konkreetselt, aga uusi kauplusi järjest vorbitakse juurde. Päris Nobel selline, tänane ehitustehnoloogia ei ole mingisugune, pudi-padi kuskilt odavalt kraabitud ikka. Kõige moodsamad ehitusmaterjalid ja ega neid kauplusi, neid suuri keskusi ei ehitata ju enam ometi laenurahadest. Ma mõtlen, kui toidukauplus kuhugile tehakse selline nii-öelda sandwich stiilis, see ikkagi näitab, need eelarved on kusagil ikka ju ka miljoni peale, sellise lihtsa kaubandus, et see ei ole ju laen Swedbankist või kuskilt mujalt, vaid see on ikkagi tõenäoliselt kasum. Ikka kasum, jah. Ja kust siis nagu nüüd võtame mõistus appi, vaata, et see raha... mõistust ei ole seal juba appi võetud sellega, et ega nagu mina aru saan, ega Maximad, Prismad asjad, ega nad ise ei oma neid kaubanduspindasid, kuigi see oleks hästi mõistlik. Ja seda küll. Vaid seal on nagu ühesõnaga mingisugused haid vahel, kes siis tegelikult võtavad päris karme ülirente nende eest. Samamoodi on ju pangahooned. Et kui meie ossime ära Tartu Hoiulaenuühistule endise SEB panga ja sealt edasi veel endise NSV Liidu Riigipanga Valga osakonna, siis alguses oli see SEB käes, aga hiljem nad müüsid selle ära, nad müüsid kõik kontorid ära, mis üle Eesti oli ja maksid minu teada, suurusjärk on õige, ma mingit tuhandetega võin võib-olla eksida, aga see suurusjärk oli 10 000 eurot kuus selle maja eest. No vaata, kui meie täna välja rendime seal seda, meie renditulu jääb seal ütleme 2000 juurde, nii et põhimõtteliselt nad maksid 5-kordset turuhinda, mis tähendab seda, et jällegi, ma ei tea, kas rahapesu võib-olla ei ole õige öelda, aga see mingisugune raha keerutamine nagu on ja samamoodi on kaubanduspindade peal. Ja vaata, siis sa enne saadet ütlesid siin seda, ja saates ka, et peamine kasumikoorimine on kaubanduses, aga eks sealt need kõrged hinnad ju tulevadki, sest ülirendid on vaja kinni maksta kellegile. Ja see on tõsi, et ja kaubandusketid siin Eestis, ma saan aru, üldse on frantsiisid väga paljuski, et ka ehitusmaterjalide kauplused on frantsiisid, et ega seal ongi, igaüks võib selle kaubamärgi võtta, sa rendid selle ja selle all siis toimetad ja majandad, et vist McDonaldsid ja kõik on taolised. Ehk et jaa, neid majandusmudeleid, mida meie võib-olla nii hästi ei näe, ei tunne, on siin taga mitmeid ja võib-olla siis sellest ka see kõrge porgandihind. Ja vaata tegelikult, mis meie majanduspoliitiline eesmärk peaks olema, millest tegelikult ei räägi ega ükski erakond ei räägi ja vähesed poliitikud, meie siin räägime, eks ole, ma ei tea, kuivõrd me oleme poliitikud, me oleme lihtsalt Eesti kodanikud. Pigem me vist esindame täna Eesti sellist keskmist perekonda. Et tegelikult vahendajatele ja sellisele vahendusmajandusele tuleks teha 1-0. Ja nüüd ruttu üks ettepanek siis selle peale. Kuidas? Täägid? See eeldab riigivõimu ja see eeldab nagu seaduste muudatust. Aga kui Eesti, ma pean siin kohe ütlema, panka ju ei maksustame. Vaata, printsiip peab nagu olema see, et mis on võimalik toota koha peal, see toodetakse koha peal. Laenu saab ka toota koha peal. Ja laenu saab ka koha peal toota ja laenu tagatiseks ongi tegelikult meie oma inimeste, kes me siin elame, tööjõud. Kas sa tahad öelda, et siis tegelikult... Aga meie oleme võtnud selle majandusmudeli juba krooni ajal, kui me sidusime Saksa margaga, et me ostsime ka raha väljapoolt sisse, alguses Saksa keskpangalt ja praegu Euroopa keskpangalt. Aga see tähendab ka seda, et intress, see tähendab see, mida me oma tööga loome, maksame intressidena välja meie riigist, selle võrra oleme ju vaesemad. Nii et ühesõnaga see tuleb juurteni ette võtta ja see on suur au Keiese tallide puhastamine. Ja vaata, küsimus on nagu selles, et head televaatajad ka, et kas meil selleks julgust on? Kas meil rahvana selleks julgust on, et seda suurt tööd ette võtta? Mäletate, et Brexit oli, siis öeldi, et brittide majandus kukub. Kolinal kokku. Neist ei jää mitte midagi. Aga erinevalt Eestist kasvab. Aga just nimelt.
ma siin üks päev just mõtlesin selle peale, et nüüd kuulutati välja seal ka erakorralised valimised, aga see ei ole mitte kuidagi seotud majandusega. Ehk et tegelikult majandus läheb hästi neil. Majandus läheb hästi. Ja nad ei ole Euroopa Liidus. Ei ole Euroopa Liidus, ei ole midagi kokku kukkunud, et ega Euroopa Liidu välised siis ei ole midagi kokku kukkunud neil. Sest vaata, ega asi on selles, et kaubanduspartnerid leiad sa siis, kui sul on mida toota. Et jah, kui öeldakse niimoodi, et Eesti on väike ja ei saa ise hakkama, et ainult siis Venemaa rüppe minna nii edasi. See ei ole päris õige, et see kehtib sellel tingimusel, kui me ise midagi ei tooda ja tegelikult võrreldes krooniajaga ja võrreldes 90. algusega. Me oleme järjest enam liikunud sinna, et me tegelikult mitte midagi tõsist ei tooda, tegeleme ainult vahendustegevusega. Täpselt nii, ostad Alibabaast leed pirne ja müüd siin teisele siis paned 100 eurot vahele. Ja vaata, selline tegevus tõesti on viinud sinna, et ei ole meid lõpuks vaja ei Euroopa Liidul ega ei ole meid vaja lõpuks ka Venemaal. Meid polegi kellelgi vaja, meist ei sõltugi midagi. Nii et vaata, kui sa toodad midagi vajalikku, võtame näiteks Šveits. Temal on väga tugev pangandussektor, finantssektor, ta on vajalik mõlemale süsteemile, nii idale kui läänele, kristlikule süsteemile, islamile. Nii et ta on nende maailmade vahel ja toimetab, on iseseisev, on tal sõnaõigus. Samamoodi Eesti, et kõigepealt, me ei peaks rääkima sellest, et me nüüd Euroopa Liidust hakkame kohe välja astuma või hoidku jumal sellest, et mingisuguse idatsooni liituma, seda ei ole vaja. Me peaksime täna rääkima sellest, et kuidas me pöörame tagasi nagu selle, et me midagi ei tooda ja et me oleksime midagi põhimõtteliselt. Ja vaata, sellest ajendatuna ka, tulles tagasi selle teema juurde, et 1000 kodu, et see oleks vähemalt mingisugune algus, mingisugune eesmärk. Meil on riigile või Tartu linnale vähemalt, kui me mõtleme siin kohalikul, meil on vaja mingisugust eesmärki. Meil on vaja ühist eesmärki, kuhu poole liikuma hakata. Nii kaua, kui seda ei ole, nii kaua meid ei olegi olemas. Aga siis, kas võib öelda, et tegelikult Eesti ettevõtja või Eesti inimene on ikka suht nagu loll või? Et kui me räägime sellest suutmatusest üldse maailma turul konkureerida ekspordiga, et tõesti, ega vahepeal jäi natukene mulje küll hirm selles, et kui hakkas Mati Sealkülas tootma palkmaju, ega siis hakkas Kalle Sealkülas ka tootma palkmaju. Ja siis järsku tulid mingisugused muud ehitusmaterjalid, mitte enam palk, aga et kõik tootsid maju ja nüüd ongi kogu Eesti eksport olnud väga pikka aega väga tugevasti, eks ole, mingite maja moodulite, mudelite peal, mida veetakse siis laevaga üle lahe kuhugile sinna Skandinaaviasse. Ja kui sealt nüüd kuskilt otsast üks ahel ära kukub, siis meie majandus nagu põhimõtteliselt ongi käpuli. Vaata, kas nüüd just loll, aga lolliks tehtud ja nurka surutud, sellepärast vaata ettevõtjana sa oled üksinda, et isegi see on hea parandus. Kui me oleksime kahekesi, oleme sinuga ettevõtjad, me võime koostööd teha, aga vaata, kui see hakkab nagu meie elulistele huvidele vastu, et näiteks, et sina pakud mulle midagi, aga sinu tagant on ka nagu mingisugused ahelad ära kukkunud, et sa ei suuda mulle pakkuda nii odavalt, kui pakub Poola ettevõtja. Aga minul on kõrged riigimaksud, mul on vaja kuidagi ellu jääda. Ma võin küll olla sinu hea tuttav ja ma võin sind toetada, aga ma ei tule sinu juures 2 korda kõrgem hinnaga. Aga mis siis maksude alandamine siin kontekstis praegu muudaks, sest et kui me hakkame makse alandama, siis tegelikult ega see majandus nagu selle võrra, ütleme välisriikidega suheldes, eksport-import suhe ju ei muutu, sellepärast et väga tõenäoliselt me oleme ikka väikesed ääremaa Euroopa mõistes. Eelmises saates rääkisime Rail Balticu vajadusest. Ma jätkuvalt ei saa aru, et Tallinnast hakkab see raudtee pihta, mis sealt rongide peale pannakse, mis see transiit on, mida sealt Soomest või kus kohast siis tuuakse, mida vedada mööda raudteed siis Euroopa poole. Mina ei tea, et enam midagi liiguks. Aga see selleks, me jääme ikkagi ääremaaks. Ka selle Rail Balticuga me jääme ääremaaks. Sest et transiiti meil ei ole. Me eelmises saates ka seda teemat puudutasime. Venemaa turg on kadunud, eks raudteed seisavad, leedukad just opereerivad siin midagi. Aga toota me ei saaks ikka ju midagi. Isegi kui meil on madalad maksud, tööjõumaksud näiteks. Või muudaks see midagi? Ei, ikka, eks ta ikka muudaks nagu selles mõttes. Poolakas teeb ikka soodsamalt ja teeb rohkem. Vaata, aga mis asi muudaks on ikkagi see, et sama, millest me rääkisime, oma raha. Ehk et Eesti kroon tagasi? Eesti kroon või Eesti mark või ükskõik, kuidas me seda nimetama, aga vaata, mida annab kursiga mängimine? Kursiga mängimine annabki ju seda, et sa väliskaubanduses sisuliselt muudad kas impordi või ekspordi hinda. Ekspordi hinda soodsamaks, et sisuliselt sinu toode, sinu riigi toode oleks konkurentsivõimelisem rahvusvahelisel turul või impordi puhul, siis põhimõtteliselt krutid selle sisseostu oma hinna võimalikult odavaks. Selleks meil tegelikult keskpanka vaja on, selleks on meil ka Rahandusministeeriumi vaja, et see peaks olema nagu see funktsioon, millega riik siis nagu selle Eesti Panga või Rahandusministeeriumi näol tegeleb ja ettevõtjatele appi tuleb, et maksud, see on nagu teise järjekoha asi, et ega maksud võivad ka 99% olla, ma oleks nõus maksma ja ma arvan, et kõik oleks nõus maksma, kui meile tänastes hindades jääb igale ühele 5000 eurot kätte.
mis siis maksta kõrgeid maksta. Ja siis pole ei toetusi ega midagi tarvis. Siis pole toetusi midagi. Saab iga inimene ise auväärselt hakkama ja ei pea tasuta korteritest me siin rääkima ega midagi sellist, eks ole. No kas on veel midagi hingel meil? Äkki ütleb Enni midagi lõpetuseks. Ettevõtja, noor ema, kes sooviks sigida ja rohkem suurema perekonda. Kui sa seda ikka siiralt soovid, jah? Ei, ikka soovin. Lapsed et mis on sinu noore pereema ettevõtja unistus Eestist, ütleme, järgmised aasta, mida sa ütleksid, kui mina oleksin ja tema oleksime praegu valitsuse esindajad? Ükskõik millisest ministeeriumist või jah, valitsuse esindajad. Mida sa küsiksid meie käest? Iga aasta ei pea hinnad tõusma ja maksudega võiks ka natuke rahulikumalt võtta. Ja mina arvan, et see, mida täna Andro pakub, see ei ole ulmeidee, vaid see on väga vinge idee ja inimesed peaksid seda pooldama, kui nad tahavad Eestis elada ja õudselt tahaks, et noored jääksid Eesti, nad ei läheksid ära ja me ikka kasvaks. Ma olen muidugi täitsa halb näide sellisel juhul, sest et mina oma vanemale tütrele, kes nüüd gümnaasiumi läheb õppima, ütlesin küll ja teistele lastele ka juba olen mõistanud, et kui te ikka nii juba suured olete, siis Eestisse ärge sünnitage ja minge ära siit. Et ma olen päris nii julmalt öelnud, sellepärast, et ma tõesti lapsevanemana ei näe neil perspektiivi. Näed, sa ütledki, et sa ei näe Eestis seda perspektiivi, siis me peame tekitama selle, et inimesed jääksid siia. Aga see ei ole isegi mitte tingitud sellest, et kas nad saaksid nüüd tasuta elukoha või mitte, vaid see on pigem nagu riigi üldine psühholoogiline taustsüsteem, mis on loodud meile elanikkonnale. Seda võid täna ju tasuta eluaseme saada, kas või Anna Mennile siin täna. Aga see, kui see taustsüsteem jääb samaks, siis ei ole ka sellel mõtet. Aga ehk, et midagi provokatiivset lõppu, millega me saaksime siis seda taustsüsteemi muutma hakata? Lasteaiad tasuta peaksid olema. Mis see muudaks? Aga mentaalsus riigi poolt ei pikka sama ju. Et see lasteaiad tasuta ei muuda, aga mis oleks see, mida me peaksime tegema, et muuta suhtumist elanikkonda? Asi on selles, et eks demokraatlikus riigis saab asju muuta ikkagi valimistega. E-valimised usaldad ei? Ei usalda. Miks? Sellepärast, et see ei ole kontrollitav. Vaata, see on võib-olla selline klišee, kui ma ütlen, et see ei ole kontrollitav, sest paljud ütlevad ja võiks öelda selle kohta, et EKRE-id või seal objektiivi vaadanud palju või midagi. Aga mina pankurina juba ei usalda hoiulaenuühistu esindajana, sellepärast, et ma ju näen seda, kuidas Finantsinspektsioon näiteks ühisarvelduse aktsiaseltsilt nõuab, millised turvasüsteemid asjad peavad olema, aga ma ka näen seda, et ükskõik millised turvasüsteemid ka ei oleks, see, kes on ju süsteemi programmeerinud, saab alati ligi ja ta peabki saama, sest kui sul võti ära kaob administraatorina, sa pead ju kuidagi saama, see on toimepidevuse tagamine, sa pead kuidagi ikka ligi saama. Ja kas siis mõtlev inimene arvab seda, et nüüd kui e-valimiste süsteem on valmis programmeeritud, et siis peaadministraatoril ei ole sinna ligipääsu. No vaata, küsimus on selles, et jah, ta võib öelda seda, et me olen eetiline inimene, ma ei tee seda mitte kunagi. Aga mina ka pankurina räägin seda juttu. Aga siis alati küsitakse minu poolt niimoodi, et aga kuidas sa seda tõestad, et see võib-olla on jutt, võib-olla sa käid iga päev sealt tagant sees, eks ole. No vaata, mina saan siis öelda niimoodi, et Finantsinspektsioon kontrollib meid ja nii edasi tagasi ja audiitorid ka. Aga kas audiitorid või Finantsinspektsioon või mingisugune inspektsioon kontrollib e-valimisi? Ei kontrolli, see on ainult jutt. Ja no küllap ikka kontrollib, aga kas see kontroll, kuna sa ei tea seda, siis järelikult võib tõesti ole väga tuntud ja tunnustatud ja niivõrd väga turvaline. Aga kõige suurem kontroll on alati see iga süsteemi puhul, kes on selle süsteemi ehitanud. Tema kavaldab kõik kontrollid. Muidugi ja selle peale on ju, mina olen ka mõelnud ja arutanud oma tuttavatega, et ega tõenäoliselt see absoluutne võim rakendub Eestis. Nüüd mina olen küll veendunud, et kuidas iganes keegi valib, Reformierakond ja satelliidid võidavad ka järgmised valimised, kui e-valimiste sellist konteksti nagu arvesse võtta. Ma kahtlustan, et see ainuvõim on garanteeritud. Sest seda enam, et nüüd saab ka mobiil-ID-ga hääletada, aga mobiil-ID puhul ei ole ju küsimust nagu isiku samasuse tuvastamisel, vaid seal tõesti hääletavad tegelikult SIM-kaardid. Aga me ei tea seda, kas SIM-kaardi taga on üks inimene, mitu inimest, võib-olla üks ja sama inimene, kes mitu korda hääletab mitme inimese alt. Nii et vaata, see on sama asi, et jällegi ma ütlen pankurina, et autentimine on väga tõsine probleem, isiku samasuse tuvastamine on väga tõsine probleem. Näiteks finantsasutus ei võigi üle 15 000 euroseid tehinguid teha ilma, et füüsiliselt tuleks isik kohale ja enda isikut tuvastaks ja ütleme regulaarselt seda teeks.
aga huvitav, et nii tähtis asi on nagu poliitilise kapitali realiseerimine, oma hääle andmine, mis on ikka kohe väga tähtis. Mis on väga tähtis, mis on palju tähtsam kui need miljonid ja igal juhul tähtsam kui see 15 000 eurot. Just. Sest siin pannakse kokku ju sadadesse miljonitesse või miljarditesse õigemini ulatuvad riigieelarved. Mis juhib kogu meie elu, iive, majandus. Et seal nagu isikusamasuse tuvastamist ei toimu ja lastakse loha nagu need asjad, siis see põhimõtteliselt, see on ebaseaduspärane. Aga inimesi vist väga ei huvita see tegelikult või nagu sa ennem ütlesid, et liiga palju objektiivi vaadanud ja pigem siuke piinlik teema, et ärme ikka aruta sel teema. No näed, aga vaata, eks mentaalsus tuleb muuta, mis siin ikka. Sellest sõnast mentaalsus me oleme täna päris mitu korda kinni võtnud, et ju siis ikkagi probleem peitubki seal kusagil. Ja vaata, ega pettus või mitte, ega e-värki ei saa ka teha pettusega, juhul kui kodanikud oleks aktiivsed. Et tunne huvi selle vastu, kuidas riigis läheb ja riiki juhitakse ja kuidas hääletatakse ja kui kõik ütlevad niimoodi, et näed, vaata, mina hääletasin hoopis Aadu poolt, aga Peedu on millegi pärast 90% häältest saanud. Ja kui sa siis tahad kontrollida häält, kas sa siis ikka andsid Aadule, siis see süsteemi administraator paneb sinna linnukese, et Aadule andsid jah hääle, aga tegelikult läks ju ikkagi Peedule, kas kõike saab muuta. Ühesõnaga, väga kõva konspiratsioonipesa, võib-olla saate nime meil veel sellist väga head ei ole, siis konspiratsioonipesa äkki hakkabki olema. Ühesõnaga, televaatajad, aitäh, meie saade tänaseks võiks ära lõppeda. Me läheme täna õhtul veel tegusid tegema, aga nendest tegudest me võime siis rääkida juba järgmises saates. Ja mulle tundub, et osalejad täna olid kuidagi rahul, et said sõna võtta. Meie keskmine külaline enne saadet arvas, et tuleb keeruline olukord, aga ei olnud kõige hullem. Ei olnud, ma sain isegi natuke rääkida. No võt, järgmine kord võib-olla veel rohkem, kui see tuleb, nii et kogud mõtteid ja meie ka. Aga ühesõnaga, Eesti inimesed olge ikka siis kuidagi jonnakamad ja kurjemad selle olukorraga, mis toimub. Ärge nii väga leppige selle kõigega, et natukene rohkem kuraasi ja mässu, et laske Eesti jonn endas välja. Jah, et me oleme ju tegelikult õudselt vastikult kurjad inimesed ja egoistid ja mis sõnu meile veel on osundatud, eks ole, isikuomadusi, et miks me siis ei ole seda nüüd nagu poliitikas või et me võtame nii nagu rahulikult uudiseid iga päev, kuidas meid nüpeldatakse ja anastatakse ja ma ikka lõppu mainin ära, et juba räägiti sellest, kuidas ülekaalulised koormavad tervisekassat, eks ole. No meie kaks võib-olla, kui me perearsti juurde läheme, siis järgmine maksuskeem võib tulla siit küll, et astu nüüd Andro korra kaalu pealt ka läbi, vaatame, kehamassi indeks ei vasta päris normidele, siin on Sotsiaalministeeriumi poolt ikkagi skaala natuke punases, maksa rohkem ja ongi jälle uus maks. Ja muidugi ma ikka ei saa aru, miks ei ole juba soolamaksust räägitud, sest et sool on ju veel kahjulikum kui suhkur. Vist. Just. Ühesõnaga nii positiivsed toonid ja ilusat õhtu algust teile kõigile ja võib-olla siis kuuleme ja näeme juba järgmisel nädalal. Kõike head. Alkohol paneb stressi kasvama. Vaata alkoinfo.ee. Tere inimesed! Tänases unboxing videos õpetame teile,